praegu siin Klaukse talus, aga sa ise oled Nõugaste talust pärit, ja mitut põlve juba, Jah, et Nõugaste talu, kus ma sündinud olen, see osteti minu vanaisa poolt 1907. aastal. Et talu ise osteti mõisniku käest välja 1888 ja siis peeti teda mõned aastad, sajandi alguses elas ka Riho Lahi seal. Aga siis 1907 jah, minu vanaisa ostis siis Maunus ehk teisisõnu Magnus, seal on nagu erinevad tõlgendused ka nimest. Magnus Baumann ostis siis selle talu väideltavalt oma naise rahalise abiga ja nad tulid siia Sagadi kandist, Sagadi mõisamaadelt Noonust. Ja nemad pidasid seda talu siis kuni 39.–40. aastani, nii kaua kui see võimalik oli. Ja 49. aastal siis rajati siia koloos ja alguses oli neid koloose siin mitu, et oli Paemurru ja siis Tulevik ja Lootus ja nagu rahvas ikka ristis, eks ole, jah, et tulevik oli tume tulevik ja lootus oli asjata lootus. Et niimoodi need asju ristiti siin juba varakult ringi. Kolhoosi ajal oli Võhma küla oli erinevate kolhooside all või üldse see piirkond oli jaotatud erinevate kolhooside? Võhma küla oli Paemurru koloos väike, jah, aga siis jälle naaberkülas oli jälle järgmine koloos, eks ole, jah, aga mina neid piire täpselt ei tea, et siis 50-ndatel hakati need suhteliselt kiiresti liitma, et need väiksed koloosikesed kadusid ära. Ja siis hiljem tekkis üks suurem ühismajad, mis siis oli Ilumäe koloosi nime kandis. Ja see kestiski kuni 1991. aasta mingisuguse ajani lõpuni vist, jah. Aga minu lapsepõlv on jah seotud Nõugaste taluga ja minu isa poolt suguvõsa on nagu kõik siit poolt pärit. Et ema poolt suguvõsa on Otepää kandist ja need elavad siiamaani seal, tädid ja onud on Otepää kandis. Aga siin, nii palju kui mina mäletan, on meie majas kogu aeg loomi peetud ja maaharimisega tegeletud. Ja vanasti, kui ma ikka poisike olin veel koloosi ajal, siis isa ütles, et näed, et koloosi põllu peal sõitsid traktorid, võtsid vilja, et see on meie talu maa. Et ega ma sellest selle aeg veel täpselt aru ei saanud, mida see tähendab, sest igale koloosnikule oli mõõdetud välja seal mingisugune 3 sajandikku, kus said oma kartulit kasvatada ja lehmaheina said siis teha nendest koloosi põllu servadest olevastest lappidest, et seal siis käis nii-öelda selle oma lehmade söödavarumine, millega sai ka suve läbi tegeleda ja siis takkajärgi võib seda nagu agraarorjuseks nimetada, aga niimoodi ta käis ja kestis, et iga suvi. Aga ega see ei tähendanud, et lapsepõlv nagu oleks ainult töö tegemine olnud, et meri on siin samas 4 kilomeetrit eemal, sai ratastega meres ujumas käidud ja suveks tulid naabripoisid linnast maale ka, kes olid siin koolivaheaja algusest kuni augusti lõpuni, et nendega sai nagu siin joosta ja mängida, et see lapsepõlv oli ikkagi tore aeg. See laut oli sul lapsepõlves siin vastas juba olemas, see suur Ilumäe laut? Ja. Millal see ehitati? See laut ehitati minu teadmiste järgi 1971-72 ja siis tuli sinna, ta oligi lüpsilaudaks ehitatud ja ta on 104-kohaline lüpsikarja laut oli ja seal peeti kogu aeg lüpsilehmi ja vasikaid sai pidada rüngalaudas, mis on tee ääres kurve peal, nüüd varemed on järgi seal ja siis naabrinaine Pajuste Aino oli siis vasikakarja talitaja ja siin selja taga nendel koplitel olidki siis vasikakarjamaa, kus need vasikad siis siin suveti karjas olid, et siin sõid rohtu ja nende eest hoolitseti ja need olid need noored mullikad. Ja kui sina tagasi tulid ja siis see laut oli müügis ja siis või ta vahepeal oli, ta oli kogu aeg nagu kasutuses, kogu aeg olid lehmad peal või siis vahepeal oli ikkagi tühi kaava?
Laudaga oli niimoodi, et kui koloos hakkas otsa saama, siis koloosi ühiskoosolekul otsustati seda, et ei müüda koloosi vara mitte üksikute tükkidena, vaid moodustatakse tervikvarad, et siis koloosi ajal oli ikkagi ju loomad siin sees ja inimesed töötasid, masinad olid seal juures, toimus mingi komplekt ja moodustati see nii-öelda komplektid nendest farmidest, kuivatitest, töökodadest ja need pandi siis müüki. Ja kes siis soovis ja arvas endal seda ettevõtlikkust olevat piisavalt, et siis nemad said selle osta pikaaegse nii-öelda järelmaksuga, et mis oli siis võimalik hiljem tasuda. Ja samamoodi läks siis see võhmalaut pakkumisse, aga minul nii suurt ambitsiooni ei olnud, et seda lauta võtta, et pigem oli meil see mõte, et ehitada oma koju siis 5 lehma asemel suurem laut, et üks 15-20 lehmat, sellest oleks pidanud juba jaguma küll ja veel, et juba olid projektidki seal paberi peal, eskiise sai nagu joonistatud, jah. Aga koloosiilauda ostis ära Virve Jüri ja tema pidas siis neid lüpsilehmi seal 90ndate keskpaigani ja siis 90ndate lõpul, kui tuli esimene nagu tõsisem see Vene piimakriis, see lõi väga paljudel jalad alt ära ja siis Virve Jüri tõmbas siit oma tootmise kokku ja kuna ta oli erastanud ka Kadrina vatkus ühe teise suurfarmi, et siis ta kolis oma loomadega sinna ja see laut jäi siin lihtsalt tühjaks. Et meie saime alguses seda siis rendikorras kasutada ja siis 90ndate teises pooles, kui me Maaülikoolis abikaasa Dianaga õppisime, et siis hakkasime seal seeni kasvatama 96. aastast, et panime sinna seened kasvama, pesime need ruumid survepesuriga korralikult puhtaks, desinfitseerisime ära ja tegime sinna siis seenekasvatuse, mida me siin jõudumööda arendasime kuni aastani 2004, et 8 aastat käis see seenekasvatus seal ja siis seenekasvatusest nii-öelda tuldud või teenitud rahaga siis ostsime Jüri käest selle lauda välja ja niimoodi ta meie kätte sai, et siis hiljem sai sinna juurde veel maa erastada, et see oli veel see aeg, kus müüdi hooned eraldi ja et ta ei olnud nagu kinnistuna müügis. Aga siis aastal 2004, kui me seenekasvatuse lõpetasime, et siis me olime läinud ise Arkna karjatallu tööle abikaasaga. Tema oli seal firmajuhataja ja kutsus mind sinna siis agronoomiks taimekaitse või taimekasvatuse juhiks ja siis me seal toimetasime 10 aastat. Et siis see aeg oli nüüd siis võhmalaut loomadest tühi. Et seda sai küll siin erineva laona hoida, aga loomi seal sees vahepeal ei olnud, jah. Aga samas uksed-aknad olid ees ja valve oli sees, et ta ei olnud nagu päris maha jäetud, jah. Ja siis aastal 2011 tekkis see mõte, et tegelikult peaks hakkama ise uuesti loomapidamisega pihta uuesti, et Arkna karjatalus töötamisest sai ka isu otsa, selles mõttes, et see oli ikkagi palgatöö ja kõik, mis sa tegid, jäi see kasum nagu omanikule, et tekkis ikkagi see huvi, et prooviks ise. Ja lihaveiste võtmine ja selle mõtte tõi nagu täiesti Diana meie perre. Et selge oli see, et lüpsilehmi me ei tahtnud, et sellest oli isu täis, et iga päev ennast siduda selle koormusega, et peaks nagu 2 korda päevas lehmi lüpsma. Aga siis tulid esimesed lihaveised ja niimoodi ta läks, et siis need survepesuriga puhtaks pestud ruumid, mis olid seente kasvatamise jaoks mõeldud, sai uuesti siis sõnnikuga kaetud lehmade poolt ja niimoodi nad kasvavad nüüd siis tänase päevani seal, jah, et ära kunagi ütle iial. Mitu lehma ja mitu hektarit maad teil on töös? No lehmi on kuskil, või ütleme loomi on 220-230 pead suvel, et ammlehmi on seal 100 kuni 120, see number natuke varieerub.
ja hektareid on meil kasutuses 600 hektarit, et sellest 200 hektarit on siis poollooduslikud kooslused, mis ongi kasutusel ainult karjatatava maana, et kus on võimalik loomi karjatada. Ja 400 hektarit on siis sellised põllumaad, kus me loomadele sööta varume, teeme heina, silo ja natukene kasvatame ka teravilja. Kas on sama maastik, mis oli 70-ndatel, kui sa laps olid? Siin võib paralleele vedada, et 70-ndatega võis olla isegi juba sarnasust, mis selle pildiga, mis meil praegu siin avaneb, et ütleme seal 90-ndate lõpus vahepeal pilt muutus, et siis ikkagi 90-ndate alguse talupidamise tuhin oli väga paljustest inimestest otsa saanud, see õhinapõhisus oli lihtsalt ära kadunud ja väga paljud ei saanud tegelikult ka sellega tasuvalt hakkama. Ja siis nendest jäänud põllud olidki paljuski söötis ja siin samas Kotkamäe peal 2 küla vahel oli siin ka paaril kevadel kulupõlenguid, mis juba ähvardasid nagu hoonete peale tulla, et tegelikult olid maad väga pikalt hooldamata. Ja kulu lokkas siin ja kevadel oli see puhtalt juba tuleohtlik. Aga siis juba 2000-ndate keskel me siin hakkasime osasid maid kasutama ja sööta varuma ja osalt siis ka seda sööta veel müüma, kui meil oma loomi ei olnud. Ja hiljem, kui meil oma loomad tulid, et saime ka maaomanikega väga kergelt kokkuleppele, et me saame neid maid kasutada. Ja siis sellest ajast on see pilt nüüd natukene muutunud, et ütleme, et 70-ndatel kindlasti jõuga kasvatati teravilja palju rohkem, sest siis olid väga selgelt plaanid ette antud, palju peab olema kartulit, rukkist, otra, kaera ja seal omal palju valikut ei olnud, et praegu seda keegi ette ei kirjuta ja meie talumaadel seal ka kasvatati 80-ndatel kartulid, ma mäletan, siis käisid Loksa venelased sehvluskorras siis need kartulid sealt korjamas ja kuna neil oli võimalus õhtuti kartulid koju võtta, siis kotiga, siis nad leidlike inimestena võtsid kaasa siis madratsikotid, mis siis topiti kartulit täis ja kuhu läks umbes 300 kilo sisse. Aga siis agronom pani nagu selle piiri, et nii suure kotti võid võtta õhtul kaasa, mida sa jaksad ise bussi tõsta, eks ole, et siis lõppes see madratsikotidega vedamine nagu ära, eks ole, jah. Aga teine asi oli siis, et nad käisid, meie hoovi peal oli kaev ja siis oli ikkagi vaja saapaid pesta, kartulit pesta ja oma töövarustust. Ja siis nad käisid seal kaevu juures seda pesemas, sest arvasid, et see kaev on nagu üldkasutatav ja sellest mingit probleemi ei teki. Ja nii kaua, kui sealt mõni inimene võttis vett, ei olnudki mingit probleemi. Aga siis, kui käis seal juba 2-30 inimest nagu üle ja see kartulipesust tekkiv pori oli kõik selle kaevu ümbruse seal ümbritsenud, siis isale jäänud muud üle, kui ta pani lihtsalt kaevu reaalselt lukku, et kuigi tuli seal protestinoote, et все NASA, siis isa ütles, et ei ole, et see on minu kaev ja mina panen selle lukku, et on ka niimoodi pidanud oma õue peal käituma, et need aegu on olnud erinevaid, jah. Sul lapsepõlv 70-ndad, 80-ndad mõned oli puhas kolhoosi aeg ja oli puhas Lahemaa rahvuspargi periood, et sisuliselt, et kuidas seda teil igapäevaelus seda Lahemaa rahvuspargi tegemisi tunda oli? Koloosielu oli igapäeva tegemistest palju rohkem tunda, sellepärast, et meie elasime poe vastas ja õhtul kella 5, kui koloosnikud tulid traktorite ja autodega, siis nad parkisid oma selle tehnika kõik meie õue. Ja siis ka need õlid, diislikütused ja ka osa väetist, et see sinna maha jäi ja seal rohi ei kasvanud 10 aastat pärast seda. Aga see oli ka tegelikult üks niisugune kooskäimise koht, sest poes alati käidi ja minu ema töötas poes ja see oligi niisugune sotsiaalne suhtluse koht, et leivamehe käest sai siis kanistriga bensiini ja värsket saia sealt otsa autost võtta ja et see oli niisugune kooperatiivi ja koloosi aeg. Lahemaa siin moodustati ju 70-ndate alguses, eks. Et sellega seostub mul
mälu hakkab avanema siis, kui tulid esimesed Viru särud. Aastanumbrit praegu ei julge täpselt öelda, aga jõuda 70ndate lõpust võis olla, sest ema mul tantsis rahvatantsurühmas ja siis sai ikka temaga koos nendel pidudel käia ja lastena seal joosta ja see oli päris huvitav, eks ole. Need olid niisugused teistmoodi peod. Kloosipeod olid niisugused rahvamajas rohkem aasta lõpus siin niisugused süldipeod, aga virusärud olid ju vabas õhus ja suvel, et seal oli palju juba niisugust teistmoodi tegevust ka oli ka lastele seal mõeldud ja oli ta päris huvitav, jah. Ja Tanel Moora, ühesõnaga tegelikult 70. algusest, kui rahvuspark loodi, siis hakati siin ka kõvasti väljakaevamisi tegema, jah? Ja su isa ja Tanel Moora olid sõbrad. Räägi sellest, jutt lõigatakse siin vahepeal välja. Ja sina ju ise mäletad ka, jah? 70ndate keskpaigas, jah, tuli siia meie kanti pikkakasvu mees Tallinnast nimega Tanel Moora ja temaga oli kaasas üsna hulk arheoloogia tudengeid, kes siis käisid kohalikul Tandemäel väljakaevamisi tegemas. Ja mingisugune sisetunne Tanel Moorale ütles, et seal Tandemäel peab olema vana kalmekoht, et seda piisavalt uurides peab sealt tulema välja mingisugune muinasajaloo jälg. Ja Tanel oli üldse niisugune hästi aktiivne mees, et tal oli poeg, või on poeg Kristjan, kes oli ka tema tegemistes siin kaasas ja siis, kui nad väljakaevamistelt õhtul oma tegemised lõpetasid, siis ta võttis pojaga jalad selga ja läksid Laukasoosse niisama veel matkama, et näidata siis seda loodust ja korjata sealt mõni murakas või jõhvikas olenevalt aastaajalt, jah, aga kevadeti või suveti need väljakaevamised toimusid siin. Ja isaga neil sõprus sobis, isa oli siis siin kohalik kontaktisik ja ma täpselt ei mäleta, kelle juures, kas nad äkki ööbisid ka kuskil meil siin madratsite keinalakkas. Ma arvan, et see võis nii täitsa olla, sest nad olid ikkagi pikka aega siin laagris. Ja siis isa juttude põhjal ma mäletan seda, kui Tanel kutsus ta siis ühel õhtul mäele, et nad on arvatavasti leidnud ühe selle hauakoha, et on suur paeplaat ja et selle all peab olema tema arusaamist mööda kivikirst kalme. Ja siis isa läks sinna ja siis nad seal mitmekesi tõstsid selle suure paeplaadi üles ja sealt alt tuligi skelett välja, et see oli nagu see esimene võiduelamus neil, et tegelikult ongi siin juba väga, väga ammu varem elatud. Mis sa ise mäletad nendest väljakaevamistest? Väljakaevamistest võib-olla mitte nii palju, natukene, eks ole, jah, et eks see tundus minu jaoks natukene imelik töö, et kui tavaliselt kaevati, siis kaevati ikkagi labidaga nii, et muld lendas, aga seal asi käis pisikese tuhakühvlikese ja pintsliga, et siis puhastati seal kivi haaval ja et see töö ei jõudnud nagu kuhugi minu arust, eks ole, et seal nagu kaevamisest oli asi kaugel. Nad seal enda jaoks tegid kindlasti tänuväärset tööd, aga lapsel oli seal kaua kõrval vaadates lihtsalt puht hakkas igav, eks ole. Aga huvitavamaks läks siis, kui need kirstud olid välja kaevatud ja siis uuesti nii-öelda rekonstrueeritud, et need servad tagasi pandud ja siis fotod tehtud ja siis need esemed viidi muuseumisse ära, järeleuurimisse, aga need, mismoodi siis need kirstud seal tegelikult pärast paiknesid ja kus on nagu lapsed maetud, kus on täiskasvanud maetud ja mismoodi, et osad olid nagu põletusmatused ja osad siis mitte. Et siis oli juba huvitavam, siis sai nagu rohkem aru sellest asjast ja kuidas see elu siin vanasti võis olla. Mis lugusid su isa rääkis? Nii Eesti ajast kui lihtsalt pärimuslugusid või mis sulle kõrva taha jäi, mis minu vanaisast kõrva taha ei jäänud, tähendab?
selle sama Võhma küla ja küla oluliste paikade kohta või sinu enda jaoks oluliste paikade kohta või? No üks oluline koht, mis minu jaoks on meie Karjamaal asuv Hiie Niinepuu. Et ega ma ei tea küll, et seal oleks mingisuguse ohverdusi tehtud, aga Niinepuu ta on ja ta on hästi võimas puu ja ta alt ühest juurikast kasvab laiali 6-7 aru, mis moodustavad niisuguse siseringi täiesti, et eraldiseisvad puud nagu, mis tegelikult alt on ühendatud. Ja see oli nagu lapsena see koht, kus sai turnida ja seda ikkagi hüüti, et see on nagu Hiie Niinepuu, et sealt sai ka niineõisi korjata, aga oksad olid suhteliselt kõrgel juba, et need oli natuke raskem kätte saada. Ja see karjatee oli nii tuttav mulle, et iga õhtu kella 7:30 aeg sai minna loomadel järgi ja siis kari koju ajada, et see oli hästi tuntud rada seal samm-sammult iga päev läbi käidud. Aga isaga seotud lugusid jah, et üks oli seesama soovitus, kui Tanel Moora oli mingisuguse aja siin Tandemäel vaeva näinud ja tulemusi veel polnud saavutanud, siis isa läks talle nii-öelda jutumärkides head nõu andma, et sa, kallis mees, otsid Tandemäe valest nurgast, et tule siia ida poole, et siin suure kase all, et seal on kindlasti väärt materjali ja alguses Tanel jäi nagu uskuma, aga siis, kui ta teada sai isa käest, et sinna oli kunagi peale sõda maetud nende talu koer, kes oli lihtsalt oma lammaste peale kurjaks läinud ja kelle siis vanaisa pidi maha laskma ja kelle ta oli seal siis maha matnud, et siis Tanel Jubi selle paiga vastu kadus nagu sealt nurgast ja ta jäi ikka enda kaevatud kohale truuks. Sinu jaoks olulisi paiku või küla jaoks olulisi paiku, mis nagu no siin on suhteliselt tasane maa, eks ole, aga me ikka kutsume mõnda kohta mägedeks ja neid mägesid on siin palju, et Kotka mägi, mis on siin nüüd Võhma ja Ilumäe vahel, kus on nüüd mõisnikele paigaldatud ausammased, see on nii-öelda kõige kõrgem koht siin ümbruskonnas. Sama räägitud juba Tandemägi, kus neid väljakaevamisi tehti, et jällegi üks niisugune künkakene, aga Tandemägi, samamoodi Kanguste mägi, et see on lihtsalt üks teekoht, kus talvel sai kelguga alla sõidetud, aga kannab Kanguste mäe nime, et niimoodi neid nimetati. Sealsamas Tandemäe taga meie talu maadel on üks kuusemets, mis on hästi paepealne ja kuusemetsana ta on natukene kidur, aga seal on, seda kutsuti siis Untaugu kuusikuks ja seal on vana lubjaahi. Et vanasti, kui maju ehitati ja oli vaja lupja põletada, et siis seal põletati lupja, et murti sealt samast baasi ja sealt põletati lupja ja sellest samast lubjamördist on siis ehitatud nii meie sepamaja kui kohalik seltsimaja ja nii teisedki siin kivihooned. Et see on siin koha pealt kõik tehtud. Seltsielu. Sinu lapsepõlve kuumad seltsielu ajad, et seesama kuulus Võhma Kiigemägi, et kas see oli ka siis veel aktiivselt kasutuses või oligi siia seltsimajja see kinoelu nagu? Ei, kui sa mõtled seda Kiigemäena, seda Korstna kõrval olevat platsi, siis ei, seda ma ei mäleta, et minu mäletamist mööda oli seal Korstna Eevaldi hobusekoppel. Temal oli üks hobune, Lauk oli nimi, ta oli heledat karva ja vana ruun oli ta, jah. Ma ei teagi, kas ta oli Koloosi hobune või oli ta Eevaldi enda hobune, ega seal vahet pole, aga see oli hobusekoppel. Ja hobusel oli
kõva köha, nagu kutsutakse hobusel pouslak, jah. Ja siis, kui ta köhis kõvasti, siis samal ajal ta peeretas veel kõvemini. Ja siis, kui ta seal allkülas seda köhis ja peeretas, siis oli seda siia ülesse kuulda. Et vana lauk on jälle Koplis, eks ole. Et noh, niimoodi ta oli. Lihtsalt küsin, et kas te praegu ka, et kuna sul loomad on, et kui loomadega midagi halvasti on, ütlete, et kingukrõõda tegu või? Või teil sellist ütlemist ei ole? Ei, seda mitte jah, et ma olen seda kuulnud, et Sagadist tulla Palmse poole metsa sees kuskil on kivi, kus öeldi, et seal põletati kingukrõõt. Aga sellega minu... Ütlemist selle loomade kohta, aga Pillu rääkis, et seal Ilumäel veel nagu kasutatakse seda välja. Ma just mõtlesin, et sina oled loomapidaja, sina ka kasutad. Ei, seda mitte nagu. Tead, et võiks vajada kaela. Aga kui sa ise poisike olid või niimoodi, sa rääkisid, et siin on nagu kinod ja siin samas see seltsimajaga seotud seltsitegevus, mis teil siin toimus, et teil oli ikkagi väga äge seltsielu siin mitu korda nädalas või? Jaa, no koloosi ajal oli siin neid ringe küll, et naistel oli siin naisrahvatantsurühm ja mingi aeg oli segarühm ja siis Lahemaa tantsijatega siin tehti ühisüritusi ja vahepeal tegutses aktiivselt ka näitering siin sama 70-ndatel kuskil, et seal lõid minu vanemad ka kaasa, et üks etendus, mida ma mäletan, oli siis Tagatipu Tiisenoosen ja teine oli siis Vargamäe Andres ja Tõde ja õigus Andres ja Pearu, et minu isa oli siis Pearu rollis ja Aasu Kalju oli siis Andrese rollis, suur ja tugev mees ja siis ma seda etendust ei mäleta ega sellest neid proovitegemisi, aga lihtsalt kui isa ja Kalju poe juures kokku said, siis ikka lõõbiti, et kelle moa selle kuroab. Aga 80-ndatel see näitetegevus jäi rohkem soiku, aga siis hakkas käima ringi liikuv kino, nagu siis Uasikuga mööda Eestimaad vurasid need ratastel kinomehaanikud ja nemad siis tõid maarahvale kinokoju näidata. Ja need perioodid olid erinevad, et vahest näidati 2 korda nädalas, kas teisipäev ja neljapäev äkki filmi. Ja siis, kui bensiini vähem oli, siis näidati 1 kord nädalas, aga siis 2 filmi järjest, et sa vahest siin üle 3 tunni selle tooli peal istuda ja siis India filme vaadata. Mis noored veel siin tegid? Noh, pidudel me siis nii aktiivselt osa ei võtnud, kuna olime selle jaoks liiga noored, aga eks siis käis niisugune võrride, kuidas nüüd ütleme, niisugune kokkuostmine ja soetamine ja siis ralli nendega, et tehnikahuvilised poisid ikkagi kisuskus ju sinna mootorite maailma ja siis, kellel oli võimalust natuke rohkem, see siis sai lasta perel endale osta uue sääreväristaja ja kellel natuke võimalust vähem oli, see pidi kasutatud masinaga leppima ja niimoodi me need siis külapidi siin vahetasime ja parandasime ja siis sai nendega jälle koos sõitmas käia. Ja hiljem juba 80 seal 4.–5. aastal siis tulid juba mootorrattad, et asi läks kiiremaks ja vihasemaks nii-öelda. Siis sai nendega juba hakata Võsul pidudel käima, sest et siis see maa ei olnud enam nii pikk, kus nagu, see ei olnud nagu mootorratta jaoks probleem. Aga kuna paberid ja lube veel ei olnud, et siis ikka me kasutasime siit otse teid läbi Korjusemetsa sinna Võsu taha mändide alla sai tsiklijat, siis sinna Neptunisse minna nagu õige mees. Ma mõtlen nüüd, kas nüüd selle isikliku loo osa jätame praegu, kas teil on mingisuguseid pärimusküsimusi nüüd äkki? Võib küll vahepeal küsida. Et nüüd on meil ajalooline Uno Trumm ja Jüri Metsa, kes Uno võib-olla küsib vahepeal, ma teen selle lahti siis selle senise arhiivide. Talude loo kohta võib-olla sina tead täpsemalt. Mina võib-olla küsiksin hoopis korstna kohta.
maanteel vist. Kas sellest ka räägitakse, mis seal korstna juures varemalt olnud oli, mille jaoks see korsten oli seal? Ei räägita ja ma isegi ei mäleta oma vanemate juttudest seda, mis seal oli olnud. Et ta oli täiesti kasutusest väljas, võssa jäänud ja siis, kui ta siin nüüdisajal juba, ma ei mäletagi, kas siin, vaat jah, umbes nii, eks ole, siis välja puhastati, taastati, eks ole. Jah, et siis ta ärkas nagu uuele elule, eks ole, jah, ja siis, kui Kuusekännust Annika need hobusematkasid korraldas, et siis tehti seal peatusi ja piknikke. Aga muud varasemalt mitte ja isegi seesama mainitud Korstna Evald, keda kogu aeg siin teati, et ongi Korstna Evald, siis tegelikult minu jaoks oli suur üllatus, kui ta tuli välja, et passi järgi on ta Merila Evald, aga nagu rahvas kutsus teda kogu aeg Korstna Evaldiks, et elas sealt Korstna juurest üle tee, et oli kogu aeg Korstna Evald. Ma sellepärast küsin, et seal tõenäoliselt oli ohvitseride, Vene sõjavägi või peatus mõisates tsaari ajal ohvitseride elukorterid seal. Aga seal isegi ei ole näha ju seda ümbritseva hoone piirjoonini eriti, et see peab nagu täitsa otsima, et neid sealt leida ja et need on suhteliselt maatasa. See oli Krimmi sõja ajal mingi 6 aastat või? Ohi, see oli 19. sajandi alguses juba. Aga mis ajast see korsten on, kas see on teada? Korsten ongi sellest samast 19. sajandi algusest? See on kogu aeg olnud. Seal oli mingil ajal oli vist ka kool olnud natukese aega. Jah, võt seda ka ei tea, sest koolimajad on 2 tükki jäävad nüüd teised poole, eks ole, jah, et on kivikoolimaja ja puukoolimaja, et isa ja need isa õde ja vennad õppisid siin Võhma koolis käisid. Ja. Sina läksid juba? Mina läksin Võsule. Et mul on vanem vend Aare, tema õppis ka Võsu koolis alguses 1 aasta, siis oli veel Võsu koolis internaat ja et nädal aega olid siis koha peal, aga siis, kui mina läksin 76. aastal kooli, et siis toodi iga õhtu koju bussiga. Ja. Millal Võhma kool lõpetati? Ma ei oska ka öelda, ma tean, et see viimane koolijuhataja Rohtla Helmi, et tema elas seal vist oma elupäevade lõpuni. Jah, et teda ma mäletan, et tema juures sai isaga käidud jah, seal küll. Aga seda ma ei tea, et... Isa õppis Võhma koolis? Jah. Ja nad... Isa oli ka 5 aastat, nad elasid Vihasoos, nad jätsid oma talu siin, jätsid rendile ja läksid siis Vihasoosse teise tallu nii-öelda ka rentnikeks ja siis nad selle aja, nemad olid siis noored, käisid Loksa koolis ja vana Arnold Mikiver, Tõnu ja Mikk Mikiveri isa oli siis Loksa kooli juhataja, et nemad Loksa kooli juhataja pidas ka omal kodus loomi ja siis vahest, kui oli vaja mingisugune arusaamatus klaarida, siis poisid käisid seal laudatöödel abis. Et see aitas nii-öelda pahandusi natukene klaarida ja töökasvatus oli just see. Ja. Sul oli ju Klaukse kohta siin mingeid küsimusi, ei olnud sul? Mul otseselt ei olnud, mind võib-olla huvitab hoopis see, ka külas ei ole räägitud sellest, kus kohas kunagi Võhma kõrts oli. Ei ole räägitud ja aga kui sa nii küsid, et järelikult oli Võhmal kõrts? Oli. Aha. Aga ta ei olnud siuke suur nagu Viitna või külakõrts. Ilmselt kellegi juures kodus. Vana pood või ütleme see poe kiviosa, mis praegu on siin see madalam osa, see oli mõisal ju magasiait. Aga ma võib-olla meelevaldselt praegu panen kokku, et äkki võis ta seal olla, aga võib-olla ka mitte. Et mingil hetkel on üritatud väita, nagu oleks Klaukse ehitatud kunagi kõrtsiks. Seda juttu me oleme kuulnud nagu mitu korda, et see maja on siin kõrtsiks ehitatud.
noh, seda infot ei tea, et mis plaaniga see maja nagu ehitati, aga tegelikult, kui ta nagu kasutust leidis, 1863 on see maja ehitatud, see kiviosa. Et siis ta oli ikkagi kasutuses eluruumina, et mõisa töölistele nii-öelda moonakamajana. Küll on Kurepalu on suu läbi vist see teadmine jõudnud meile, et see maja oli meie külas esimene korstnaga maja. Et varem need ei olnud. Ja. Aga siis möödunud sajandi päris alguses ehitati siis see maja natukene laiemaks ja tehti see palkosa sinna juurde. Ja nüüd just, kui me seda palkmaja siin nüüd voodriga katsime, et siis nägime, et tegelikult ka see palgi osa seinad ei ole mitte kõik laotud uuest palgist, vaid need on omakorda võetud mingisuguse teise hoone seinast ja siis ümber tehtud selle maja jaoks. Ja. Kas see oli vist see aeg, kui osad talud viidi külast välja joandada sinna? See võis ka nii olla, jah. Selliseid iseäraliku nimega kive ka on, millega mõni lugu oleks seotud või millest on nagu räägitud või? Siin samas ma näen, et on üks põõsa all on üks kivi. Ja sellel ei ole suuremat tähendust ega lugu ma ka rohkem ei tea, et tegelikult oli ilus suur kivi. Mingit pärimust ma selle kohta rääkida ei oska, aga siis 80-ndatel naaberkoloosi kivitööstuse mehed tulid suurte masinatega siia ja puurisid selle kivi igatepidi auklikuks ja tegid sellest suured nii-öelda kamakad. Et seal naaberkoloosis oli siis hauakivitööstus ja neil oli hauakivide jaoks vaja toormaterjali. Ja siis, kui see suur töö oli ära tehtud ja see kivi siis ära lõhutud korralikult tükkideks, siis tuli välja, et see kivi ei sobi hauakiviks. Nagu, ja sellest mõttes on mul nagu väga kahju, et rikuti üks suur kivi ära ja sellest nagu midagi ei saanud. Et nüüd on ta nagu teravaid praguliselt täis, et noh, sealt oleks saanud enne väikse tükikese võtta või lihvida, et vaadata, kas sellest tuleb kivi või mitte. Et niimoodi läks selle kiviga jah siin. Et küll on Tandemäe taga ka seal meie talu maade peal on põllu peal üks suur kivi, mis on seal ütleme 2 meetrit kõrge. Ja selle kivi peal on omakorda siis üks niisugune teine kivi aetud, mis on siis niisugune üle meetrise läbimõõduga. No ikka päris suur kivi, et siis 70-ndate keskel, kui rajati seda uudismaad seal Tandemäe taga, võeti lepamets maha ja kivid koondati suurtesse kivihunnikutesse, et siis naabrikülamees Karsubovi Jaan lindtraktoriga, siis tema võttis selle nõuks, et tema ajab ühe kivi siis teise otsa ja mässas, mis ta seal mässas. Aga see kivi püsib seal üleval siiamaani, et see on nii-öelda mälestusmärk temale, tublile traktoristile. Kas selline kohanimi on tuttav nagu Kalmu Männik? Ei ole. Siin on vanad tekstid, et siin Võhma külas peaks olema üks nagu vana matuse koht või miskisugune just niisugune nagu ajaloolise aja kalmistu, kus luid välja tuleb. Sellist asja pole. Üldse ei oska öelda. Ma pakuks, et see võiks olla seal allpool kandis, seal nagu liivane maa ja mändi rohkem kasvab. Ja siin on mainitud liivast maad. Ja just, et seal, see võiks olla sealpool jah, et siia poe sisse vaevalt kedagi nii kergelt saimata. Ja. Võiks võib-olla mõelda veel sedapidi, et niimoodi iseäralike nimedega kohtasid, et kohanimesid, mis siin ümberringi veel niisugused huvitavamad on või siit külast ja ümbert ka, mis? No, siin, Ave, sina ju tead, te koostasite selle ajaloolis-geograafilise kaardi, et mis oli tükk aega siin Rahvamaja ees, eks ole, et siin olid need talude nimed ju ja no selles mõttes, et lihtsalt mõni huvitav kohanimi, mis meenub ja et võib-olla natukene mõelda selle tähenduse üle või? Noh, eks nad olid ka niisugused rahvasuus mugandunud nimed, et siin oli Jäära koht oli ja siis oli Oina koht ja siis seal vahepeal oli väike popsi koht, see oli siis Kotiku, mida kutsuti niimoodi,
ja samamoodi siis seal edasi oli, üks koht oli Tissi ja seal elas siis Tissi Juss ja selle vastas oli siis nii-öelda Udara, et see oli Udara Sass oli seal nagu, olid naabrimehed jah, et sellised kohad, mida siin niimoodi kutsuti. Aga Jussi Kääbas? Jussi Kääbas on, kas ta nüüd on Tõugul või on ta Vatkul? Tee ääres on siin, minust on ta Tõugul äkki. Seal oli veel Vene ajal silt arheoloogia mälestis 12. sajandist äkki jah vist, ei, 2. aastatuhandest, just niimoodi. Kas selle nime tähendust siinkandis ka räägiti või mis? Ei tea täpselt ka, noh seal Vatkul on, talu nimi on Juhanirahva. Et seal on, kui Võhmal on siin ütleme Nõugaste, Kanguste, selle tüübilised mõned sarnased nimed, siis Johan või tähendab Tõugul ja Vatkul on seal Aadu rahva, Joosepi rahva, Juhani rahva, Mihkli rahva, need olid rahvad ja eks need olid siis kunagise peremehe nime järgi saanud oma nimed. Kas siin allika kohti on? Allikaga on niimoodi, et kui sajab korralikult, siis tegelikult siit samast künkast jookseb allikas välja. Noh, piisavalt palju tuleb nagu korralik vihm, eks ole, et siis meie kaev ajab üle ja siit kaldast tulevad ka veesooned välja, et tuleb siit allikat. Aga noh, muidugi ta jälle kuivab ära, et see on ikkagi suurema sajuga, et ta ei tule mitte pinna pealt, vaid ikkagi kivide, paekivide, kihtide vahelt tuleb. Aga allikas, mis meid siin, mis kogu aeg on meeles olnud, on Ilumäe surnuaia taga olev allikas, kus siis surnuaial käijad kogu aeg oma haudade peale siis vett saavad tuua. Jah, et siin paaril viimasel aastal, kui on hästi kuivad suved, et siis on juhtunud, et sealt on vesi otsa saanud, aga tegelikult on ta hästi veerikas. Ja samamoodi siis Ilumäel on Muidiku talu ehk teisisõnu Allikatalu, et sinna jookseb ka päris allikas õue pealt sisse. Ja siin 300 meetrit edasi meie Nõugaste talu maade peal on üks tiik kaevatud, et see on ka allikate peal, et see tiik on ka seal allika toitega just Pajuste Ainu akna all seal. Nii et mõned on, jah. Aga oma nime nendel ei ole spetsiaalselt? Ei, seda ei tea, jah. Aga nüüd põllu harimisega, kas maa seest midagi huvitavat on välja tulnud? Et siin on väga intensiivne see, siin on palju kaevamisi tehtud ja nii, aga just nagu põllu harimise käigus juhtumisi välja tulnud midagi huvitavat? Ei oska sellele tähelepanu niimoodi pöörata. Rohkem, mis on metalliesemedaks, on need Vene ajast pärit põlluturistade varuosad, mis on siis sealt ära kukkunud, eks ole, et külvikukettad või kultivaatori piid, et sellised asjad. Ja me iga kevade korjame kive põldude pealt päris suures hulgas. Aga eks siis on neid ütleme kivistisi, eks ole, jah, et mis siis silma jäävad, et teokarpi ja igasugust selgroogusid, et neid on nagu palju. Aga sellist, ütleme, et kivikirvest ära tuntavat ei ole leidnud või ei ole osanud selle õigel ajal tähelepanu pöörata või on nad olnud nii väiksed killukesed, jah, mis jääb nagu kahe silma vahele vast. Aga näiteks savinõude kildusid? Jällegi ei oska nagu, jah, ei oska nagu seda öelda, et jah, küllap võib-olla neid on olnud, aga et kas ta on nii väike või et sa ei pööra nagu selle tähelepanu, et ta võib-olla sarnaneb selle savist lillepoti killuga, eks ole, võib-olla, et jah, et midagi äratuntavat niisugust väga ei tea. Kas see Hiiealuse mets on tuttav või Hiiealune? Sellises sõnastuses mitte. Et seal, kus on Hiie niinepu, see oli Huntaugu uusik, oli minu isa jutu järgi, jah, et seda kutsuti niimoodi. Aga isegi ma ei tea, miks see Huntaugu sinna oli pandud, seda ma ei tea, jah. Ei huntidega seoses küll mitte ei tea, jah. Muud lood?
Ka mitte, jah, eks see lubjapõletusahi oli, mis seal oli ja Joondu rahvas käis otse läbi selle metsa, seal läks siis väike teekene, käis sealt poodi ja koju. Aga Venevere mets, see on nüüd Venevere mets on siin 2 küla vahel jah, meil siin, et või no ütleme, see on Sipsaka ka kutsutakse teisisõnu, eks ole, jah, et seal on praegu ka üks huvitaja koht, et see on väikse metsatuka taga seal, jah. miks ta Sipsaka on? Ma ei tea, sul on nimi, mul on nimi, eks. Nimi. Nojah, see ongi niimoodi. Aga seal on ka nagu siuke künka koht või nii, seal ei ole mingit vana pühakoha juttu või midagi siukest olnud? Ei tea. Nüüd veel üks tüüpiline selline küsimus, mida ikka uurime, on see, et kas kuskil äkki on vaimu nähtud või kummituslugu või midagi siukest, imelikke nähtusi, valguseid, helisid, siukest asja. Pole väga ise selle teema uskuja, võib-olla sellepärast need jutud on ka läinud niimoodi kõrvust mööda nagu, et ma ei ole nagu väga selle teema peale põlema läinud, et mul endal otseselt ei ole niisugust kartust mingisuguse koha vastu, mis võiks rohkem nüüd hirmu tekitada kui mõni teine. Et seda mitte. Pigem mets on ikkagi minu jaoks turvaline koht, et ütleme, et seal väga rahvarohkes linnas ma ei tunne ennast sugugi nii turvaliselt kui oma kodumetsas, olgu päeval või öösel, et seal ei juhtu midagi nagu. Kuidas huntide ja karudega on? Kas sa kardad? Ei. On, aga ei karda jah, et hunte vähem, et hunte vist väga harva siit läbi liigub, kuigi ikkagi jälgi on nähtud ja naabrimees on jahimees ka, ütleb jah, et eks need mõni ikka liigub. Aga karusid on rohkem ja nemad ikka toimetavad oma karuelu siin, et seegi kevad, ma nägin seal rannas, kus meil teine farm on, Turbuneeme külas, et karu 2 eelmise aasta pojaga olid seal heinamaa peal, ja siis vana karu tõusis siis 2 käpa peale püsti, kuna ta ei näinud, et kes sealt tuleb, eks ole, et upitas seal natukene ennast. Ma tegelikult nagu rohkem pidasin silmas seda, et ega ei ole mingeid selliseid huntide inimsöömise lugusid siit kandist. Tavaliselt ka räägitakse inimsööja huntidest ja siin varasema ajaga seal. Jah, ei seda ei tea, nagu ümeralahingus kirjeldatakse jah, et on seal nagu laps ära söödud või jah, et seda vast mitte. Kuigi, kui ma nüüd püüan meelde tuletada, et siis minu arust peale sõda 50-ndatel vist olla see huntide arvukus küllalt kõrge olnud. Ja siis ta ikkagi osadele inimestele valmistas natukene peavalu ka, et inimesed ikka valisid, kus kohast minna ühest külast teise, et kas tasub nagu igast metsatukast läbi minna, et pigem valiti mööda teed või mindi siis hulgakesi. Ja. Et see jah, kuskil 50-ndatest on niisugune teadmine mul siin jah, või mälu. Kingukrõõdast pole üldse juttu. Ei ole? Põhmakrõõd ei ütle midagi. Vanatalu koht oli tal keskel. See Kingu talu on ju siin, ta lahti on krunditud sinna otsa. Seda ma ei teagi. Kingu talu, enne kruntimist oli Kingu talu siin keskel. Oled sa kindel? Jaa, Pillu ütles. Mina ei ole. Vaatasin kaardi pealt. Mina ei ole kindel. See oli tillukeste, mis lahtu krunditi ja siis tekkis kaks venda. Et Kingu talu on kogu aeg seal kaugel? Jaa, minu teada küll kogu aeg on seal. Kingu reha alt pidi paistma rüngareha alla ilmsesti. Ma käisin just Pilluga seal ja Pillu ütles, et ei, et siit keskelt, et Kingu krõõt ennast seal keskel mingi üks vahe tähendab. Ma ei tea, vot seda ma ei tea. No selle peab siis ikkagi uuesti järgi uurima. No jah, võib-olla on see palju varasem aeg, eks ole, et ega ma ei tea nagu Villuga vaielda, aga lihtsalt minuni pole jah seda juttu jõudnud. Aga Kingu krõõt, kes... Peaks olema 17. 18. sajandi kaardid ka ju mina vaid. Ja seal on Kingu talu on nagu lahus või? Jah, kontrollime selle üles. Mul tuli lihtsalt meelde, et nagu see
ma ka vedasime, sinna mäletad, sinna kaugele sinna Kingu tallu ja siis tegime Villuga seal nagu ilusa intervjuu ja siis Villu, ei, et Kingu talu oli ikka päris tiit siin keskel tähendab. Sellel ajal, kui Kingu Krõõt siin elas. Nii, aga mis ajal elas Kingu Krõõt ja kes olid tema järeltulijad? Jah, palun. Kingu Krõõt põletati tõenäoliselt 1605–1650 kusagil selles vahel. Noh, siis see on ikka jah, see on ajalooline Kingu Krõõt. ja räägime, kuidas nende järeltulijatega oli, et ei tea või No näed. et kas Rünga vastas, nagu ma ütlesin. ma tulen vaatan seda, eks. ikka siin ilusasti, kus nagu Kingo, Rünga ja meie oleme nüüd kusagil siis Klauksel. näed siin, jah. Et krunditi lahti, millal ta lahti krunditi? 80. Nojah, see, mis on praegu tähendab, mis siin on Kingu, et see on praegu Roopa või hilisem Roopa, eks ole. Roopa kanguste veel oli nagu jah, et see. Aga ju siis oli. Aga et kas need, ütleme, hilisem Kingu rahvas on ka Kingu Krõõda järeltulijad või kas tal üldse oli lapsi, eks ole? Jah, seda ei ole võimalik öelda. ja kas tal üldse lapsi oli, et? Ei tea, Ahah. sellest ei kirjuta ja sellest ei räägigi. Ja 17. sajandil mingisuguseid hingeloendeid meil siin nagu eriti ei ole, eks ju. Et 18. sajandil sa võid hakata juba nagu sealt jälgi ajama ja olema. Aga tegelikult mul oli üks küsimus veel, see ei ole nüüd küll Võhma kohta, see on nagu Tõugu kohta hoopis. Jah. Ma lugesin vanast ajalehest 32. aastal olevat olnud Tõugu külas Mäetalu krundil 12 meetri kõrgune kividest püramiid, mille otsa inimesed roninud, et saaks ümbrust vaadata. Ega sellisest asjast ei ole midagi kuulda olnud. Ei tea ka, vot ka ei tea. Aga veskist, tuleveskist tead? Villu Jahilo raiub nagu rauda, et siin on ikkagi tuuleveski olevat. Kus kohas? Teie talumaadel seal kuskil. Meie talumaadel? Teie, vaid võib-olla siis, ma ei mäleta sealt kuskilt, kusjuures ta näitas kuhugi metsa poole sinna alla, et ma mõtlesin, et kuidas see tuuleveski seal nagu... No ta peaks olema künka peal loogiline, eks ole, et ta võiks nagu olla üleval. Ja tuuleveski oli allkülas. Mida? Tuuleveski oli allkülas. Mingi kaardi pealt... Aga et miks ta seal all oli? Sul on kaart ka selle kohta või? Jah. Et sellest mingisugust veskilugusid... Ei ole. Isegi see Arvo Järvet ka ei teadnud nagu. Ja no Villu on täiesti hämmastav. Villu teab lihtsalt. Ei ole võimalik ja siis tuleb välja mingi... No Villu on nagu uurinud asju ka väga palju, eks ole. Nagu need kaardid, mis on, et oma nagu materjali on nagu sellisest kohast, et kui me neid verstakive tagasi panime, siis ta lihtsalt keset põldu ütles, et see kivi on verstakivi. Ja see oligi nagu. Et nagu, seal on 10 kivi ümberringi, et nagu ma ei tea, kus ta siis ikkagi nagu paneb kõrva taha. Lihtsalt hea mäluga, eks ole. Aga Jakob Weberi fotosid või mingeid muid asju, see fotograaf, see Võhma küla kuulus fotograaf, kellel on maailma, ma ei tea, parimad 20. sajandi alguse külainimeste pildid, et nagu väga lustlikud. Kas neid teil siin küla vahel on või tast mingisuguseid jutte või seltsimaja ehitamisest või miskit niimoodi? Seltsimaja ehitamisest meil ei ole, et küll siin Võhma külaselts uuris seda ajalugu, kui oli siis selle seltsimaja 100. aastapäev, eks ole, 2010. Et siis seal tegeleti küll selle ajaloo uurimisega, et sealt kindlasti tulid need, osa fotosid välja ka. Need samad Weberi tehtud joonised? Ja. Näed, vaatame pilti ja see on nüüd meil aasta mis? Näed, veski on siin. See on 1860. Mis tähendab seda, et näed siin all. Kas see on selle korstna lähedal või? Korsten peaks jääma siia kanti.
30 ja keskpaik, eks ole, et siis käidi ikkagi Laviku veskil. Kui oleme, eks ole, Rookse Jah, ja näed siin. see jääb nüüd siia, kus on Jäära, jah. tuuleveski ja siin on siis nüüd see kvartiirhaus Korstna. Okei. No, et sealsamas selles mingis võsas. eks ole, et noh, kui siit Jäära tagant otse minna nii-öelda sinna Tammiku juurde, eks ole, siis sealt läheb üle Varemete. Eks ole. Ja Villu ütleb, et see on vallamaja, eks ole. Jah. et Varemed võsas ongi nagu tuuliku koht, et tule taevas appi, see oli nii madalal kui vähegi andis olla ja siis ma eriti ei uskunud teda, kas teha. ja seal mets ka veel ümberringi, eks ole, noh, et jah, Aga tuulik on täitsa olemas. ahah. Kes see paneb sohu Ja. sealsamas on mis seda ringi ajas, eks ole, jah, et. Tuul. Nojah. Sest pigem oli seal nagu see, noh, keldrivaremed või nihukene, jah. Aga talude ajal jah, seda ma mäletan, et isa ikka ütles, et käidi Laviku veskil. Et noh, Lavikul on vesiveski ja seal siis käidi hobustega, jah. Aga ta ikka rääkis kõvasti sellest talude ajast ühesõnaga. No ikka ta rääkis jah, et ta rääkis ka klikiajast jah, nii-öelda, eks, et see oli siis enne mõiste klikiaeg, aga noh, päris lapsena jäi see minu jaoks arusaamatuks, et mis aeg see siis oli niimoodi jah, aga mingi aeg mulle jõudis nagu kohale, et enne Vene aega on veel mingi aeg olnud ja et siis olidki talud ja olid maad teistmoodi jagatud kui Vene ajal olid jah. Veskil käidi Lavikul ja kas ta rääkis nendest pidudest ka siin Võhma küla pidudest või? Ja veskil käidi Lavikul ja meil oli vanas talus oli olnud siis 3 hobust, üks oli Miku, Senni ja Juta. Nüüd hobuse nimedel meeles jah, ja Miku oli olnud pisikest kasvu ruun, aga hästi kibeda sõiduga, et tema tee peal sõitis, siis keegi temast nagu mööda ei saanud jah, et muidu sõitis rahulikult, aga keegi ei tohtinud mööda minna, et siis ta jooksis nii palju kui hing võttis nagu jah, et ja Senni ja Juta olid siis suured märad, et need olid niisugused suured rasked tööhobused jah. Pidudest, eks ikka rääkis, eks neid jutte ikka oli, eks ole, et 1943 oli Ilumäe kirikul 100 aasta juubel ja sellel samal aastal minu isa sai 16-aastaseks ja neil oli siis leeritamine just. Ja siis tal olid sõbrad siin samal aastal sündinud Talpsepa Aksel, kes ongi siin Sepamajas sündinud ja Keldrilt Kuljusi Illar ja eks neid sõpru oli veel, minu arust oli seal äkki Ahilo Villi vendki üks pundis. Ja et kes siis jäid siis seal leeri eelõhtul kirikusse, kus nad siis harjutasid nii-öelda seda tseremooniat ja noored poisid musikaalsed oskasid pilli mängida ja siis kuna muu rahvas oli kirikust ära läinud, siis nad võtsid seal siis nõuks, et võiks nagu lõbusamat muusikut kiriku oreli peal ka mängida, ja siis hakkasid seal valsserid ja polkad tulema, eks ole. Nii kaua, kui siis see kirikuõpetaja kõrvu jõudis ja siis see suure tüliga seal siis seisma pandi see asi, eks ole. Ja siis muidugi pahandus oli piisavalt suur, et lubati poisid kiriku saad leerist välja visata, et selline patutegu seal Jumalakojas ei vääri mitte poiste leeritamist nüüd järgmine päev, et niimoodi. Ja siis isad olid siis võtnud nõuks ja läinud seda asja siis kirikuõpetaja juurde klaarima, et eks sinna oli võetud siis õigusemõistmiseks paar pudelit kohalikku viina ka kaasa ja siis saadi need tülid ära lahendatud, et tegelikult järgmine päev ikka leer toimus ja poisid ära leeritati. Aga et selle oreli peal on mängitud ka hoopis lõbusamaid lugusid, kui me oleme harjunud siin jõuluõhtul kuulma. Aga kes tollal kirikuõpetaja oli? Jah. Eks ma olen ju kuulnud seda, eks ole, aga ta ei olnud koot, vana koot. Jah, ma praegu jään nime võlgu. Aga kas siin kuskil maastikul on veel võib-olla mainitud mõnda kohta? Kais.
Kais äkki oli, jah, Kaisi nimeline ja kuna temal oli vist pärast tekkiski probleem alkoholiga ka, siis ta ei olnud selle lepituse vastu nagu midagi, eks ole. Äkki võis olla, jah. Ja siis ma väga ei luiskanud, jah. Et kas kuskil maastikul on äkki mõni koht, kus oli nagu kabeli ase? Et öeldi, et siin on nagu väga vanal ajal mingi kabeli koht olnud. Ka ei tea, jah. Öeldakse, et siin on mingid vanad tekstid, et kuskil Võhma külas peaks olema mingi kabeli ase. Ja. Aga tegelikult tahaksin küsida ühte asja veel. Et enne Kaisi oli Valter Viks kirikuõpetaja. Temast ei ole mingeid vanemate kaudu mälestusi. Minu teada oli ta ainuke Palmse Vilumäe oma pastor. Vot seda ma ei tea, jah, et Kaisi, ma mäletan, temast räägiti siin ja hiljem siis oli juba Vene ajal oli siis Kadrinast käis Hunt äkki oli vist, jah, et keda rahvas nagu väga austas ja lugu pidas ka, et just tema niisuguse inimsõbraliku jutu ja looduse seoste loomisega ja seda pidi, eks ole, et ta vähem luges seda pühakirja, aga rohkem manitses inimesi väärikalt käituma ja seosed loodusest tõi nagu palju, jah, et niisuguse hea jutuga mees nagu oli, jah. Et teda ma ähmaselt mäletan. Küsimused on otsas. Natukene veel, kui tohib. Kas sul on mingit, ma toon sulle toast mingist kampsuni selle? Ei, minul ei ole häda midagi. Kindel või? Jah. Ei seda küsima vattidega. Et lihtsalt seda, et kas peres räägiti äkki nendest Palmse mõisnikest ka või midagi, mingeid mälestusi või vanast ajast? Ka ei olnud, sest mina oma vanaisa ei mäleta. Isa ei rääkinud midagi? Ja isa mitte. Isa pigem rääkis, kui vanaisa oli esimese maailmasõja ajal Ungaris vangis, et siis ta oli, aga see on hoopis teine teema, eks ole, jah, et ta oli esimese maailmasõja ajal, Vene soldatina sattus Ungarisse ja siis langes sõjavangi ja siis, kuna ta oli maapoiss, siis pandi ta härgi talitama. Ja temal sellepärast vedas, et ta siis pidi härgadega tööd tegema, aga härgadel oli pikem lõunapaus kui hobusemeestel, sest härjad sõid pikalt ja siis nad pidid mäletsema ja siis härjamehe lõuna oli 3 tundi nagu. Ja siis selle võrra sai siis see härja ajaja ka rohkem tunde aega puhata kui hobuse ajaja, eks ole. Ja siis vanaisal oli olnud meeles mingisugused ungarikeelsed ajamise nimetused, mingi unga ja tšuhna või midagi niisugust, mida oli räägitud, eks ole. Aga see on jah läbi isa, et mina vanaisa mäleta. Hea mälestus. Jah. Ega isa kaudu mingeid mõisatöö lugusid? Ka ei mäleta seda teo tegemist mõisa. Või äkki räägiti teil nendest näljakangrutest midagi? Ei, ikka kodust pigem mitte, et ju see kuskilt ajalootunnist on jah kuuldud niimoodi hiljem nagu jah, et või selle samba kohta mingit lugu, nagu sellist legendi moodi lugu? Ei, ega rohkem ei ole, eks need samad, et üks mõisnik või nii-öelda pojad rajasid ta, eks ole, oma isa mälestuseks ja käidi seal hobustega vaatamas ja mina mäletan ka tegelikult sealt meri paistis kätte, kuigi nagu tundub, et imelik, et kui palju see mets siis saab nagu kasvada või niimoodi, et aga sealt ikkagi lahte oli näha jah, et kolme lahte väidetavalt. Krooni tõstad nii-öelda ju. Jah, käeulatus nii-öelda, eks ole, jah, et Ega peres mingeid selliseid mõisaaegseid dokumente ei ole? Rendilepingud, ostulepingud on ju olemas kõik. Ja need 1907. aasta ostudokumendid on küll olemas, jah. Ja need on originaalid jah olemas, eks ole. Ja vist on olemas äkki isegi see paber, millega ta või oli ta ühe paberi peal, siis millega siis mõisa käest osteti nagu esimene omanik ostis selle, eks ole. Ma praegu jään selle nime võlgu, ma seda püüdsin meenutada, Peterson, äkki oli ta Peterson, jah. Oli jah. Ma küsin igaks juhuks veel seda, et siin on need kohti ümber ja et ohverdamisest ei tea, aga mingit sükest vana loodusravi teemat ka oli, et kuskil looduses
nagu ravimas käidi või mõne puu juures või kivi peal midagi arstitud või niisugust asja? Isa ei rääkinud niisugust? ei, siin mitte. Eks rannas olid need titekivid, eks ole, jah, et noh, see on nagu hästi levinud randade kohta ja et eks siin Erurannas vast mitte, aga Käsmus jah, vast oli see titekivi ka olemas, aga siin nihukest ka, mis paigaga seotud jah, et seda mitte, eks noh, loodusravivõtteid ja ütleme neid teesid ja nihukest asja ikka kasutati ja siiamaani kasutatakse ja aga konkreetselt. Isegi Ilumaa hiieniinepuuga ei tulnud rohkem juttu, et tegelikult seesama Võhma hiieniinepuu oli. Meil oli kuidagi oma siin, eks ole, jah, meil oli oma maa peal oli oma niinepuu, eks ole, ja niimoodi jah, et noh, siin võis olla, et mingi jutt, et kunagi ohverdati, aga noh, kes seda mäletab, kus või mis või milleks, eks ole. See oli nagu kõige võimsam koht teie. Meie jaoks küll jah, siin, et. Aga noh, oligi nagu võimas koht. No ta on siiamaani, selles mõttes jah, seisab, eks ole. See allikas, mis seal niinepuu all oli? Seal? Niinepuu all, jah. Niinepuu juurte alt olevat välja voolanud allikas. Tundub niisugune natuke jälle umbluu jutt nagu olema, et noh, ma mõtlen nagu selles mõttes pinnavormina, et noh, ta on nii tasane, ta on nii pae peal, et noh, kuidas see saab tulla, eks ole, see peaks tekkima nagu mingisugune nagu karstiefekt või et noh, see kaev sealt. Jah. Võis olla kunagi, ega ei tea, aga lihtsalt ta on nii silemaa nagu, eks ole, jah, et ka allikas ikkagi peaks olema selline, kus on nagu pinnavormi muutus ja ta voolab välja. Tegemist siin 2 hiieniinepuuga. Sain ma õigesti ei, aru? Võhma külas on üks Ilumäe. Ei, Ilumäe on teine. Ma räägingi, et selles mõttes on tegemist 2 hiieniinepuuga. Jaa. Siin on võimas Võhma hiieniinepuu koos hiiealuse metsaga, mis on Huntaugume. Jah, Huntaugu kuusik, jah. Et see on see hiiealuse mets, on see Huntaugu arhiivitekstid, kohati need väljapoolt tulevad kirjapanijad hakkavad neid segi ajama. Mhm. Sest need on hiieniinepuu on täpselt. Ja. Krõõdakiviga. seal Ilumäel on allikas, siin on mets. Just, väga hea. Aga ja Krõõdast pole üldse juttu, mõne väga pehme. Jah. Mõtle midagi välja. Peab mõtlema midagi välja just, eks ole. kas Kuuetee ristist räägiti? Kuueristi. Kuueristi on jah siin olemas. Jaa, Kuueristi on noh, nii-öelda tuntud koht, kui siit alla Võsu poole minna, jah, et seal 3 teed saavad kokku ja moodustavadki Kuueristi, et ta on selle metsa sees niisugune tuntud sõlmpunkt, jah, et kuna sealt saigi väga mitmesse kohta argneda, et aga mingit pärimust ma sealt jälle välja ei suuda kuidagi leida, jah. No seda, et see on hea seinekoht, teavad kõik. No seda küll jah, et see on nagu, ikka tuleb minna Kuueristil jah, aga siin juba saab, jah, see on hea männimets, eks ole, jah, et jah. Ja praegu mustika, et siin ei pea nii kaugele minemagi, väga õige aeg mustikale minna. Just siin üleeile käisime, natuke õhtul jälle korjasime. Siis on sellised kohanimed siin veel, nüüd ei täpselt külade kaupa ei mäleta, kust ma nad välja kirjutasin, aga siit piirkonnast on Katkusoon. Ei tea. Või näiteks Katkuloik. Ikka ei tea. Siis on Seamägi. Ei. Siis on Titeniidi kivi. See titekividega tuli see ka meelde, et Titeniidi või Titeniit, mingi heinamaa. Ei tea. Siis on Kureniidi, sooniidi, noh neid on nagu mis niidid? Kureniidi ja sooniidi, eks ole, jah, aga need on sooniidu. Sooniidu on siin. Jah, ongi jah, just, et Uusküla taga seal, et need on heinamad. Ja. Mis talude heinamad seal Kureniidis olid? Seda ma ei oska praegu öelda. Sooniidus on Prassi Jakobi oli seal ja Jaani ja Kiviste. Praegu rohkem ei oska öelda. Siis siin on mingisuguseid nagu selle klindi serva sees mingisuguseid koopaid või niisuguseid nagu urkaid ka mainitud. On siin maastikul neid või kuskil mujal siin külades mingid, ma ei tea, augud maa sees nagu vanad jutud umbes, et mungad elanud või mingid sellised asjad? Ei tea. No sellest klindi servast tuleb küll need allikaid veel rohkem välja, jah, et nüüd kui sinna
noh, mööda seda Klindi serva mööda minna sinna Muidiku taluni, eks ole, jah, et siis on mitmes kohas tegelikult, kus need tulevad välja ja kuna ma siin tegin mitmel aastal seda ATV-ga suusarada, siis noh, ma selle sõitsin nii talvel läbi ja siis on ka näha, mismoodi siis vesi kuskohast noh, välja pressib, eks ole. Nende allikakohti on siin nagu mitmeid, jah. Aga nihukesi, noh, allikakoht ongi nii-öelda nagu madalam koht ka, eks ole, aga päris koopaks sealt midagi pidada ei saa, et nii sügavat midagi ei ole nagu. Seda ei oska öelda. Tõenäoliselt tuleb veel neid kohanimesid, aga mul on osa arhiivimaterjali praegu sellises seisus, et ta ei ole mul kätte saada. Et kui mul peaks tekkima siit külast mingit küsimusi, siis ma saan ju kas või helistada või täpsustada, eks ju. Alles hiljuti, kui ma Liivamäel käisin siin Loomakoplis, siis ma nägin, seal oli hästi paene pinnas ja seal oli siis just niisugune suhteliselt nagu kitsas kanal teravate servadega. Ja ma ei osanud nagu sellele ka põhjendust leida, et kes selle on ehitanud või mille jaoks või niimoodi, eks ole. Et ta nagu keldriks ei sobinud. Nagu oleks sõjaaja niisugune see kaevik, aga siin niisuguseid lahinguid ei olnud ja Liivamäel siin meie Karjakoplis. Seal samas, kus oli lahema pandud see ühe vana põlispõllu rekonstruktsioon tehtud, eks ole. Silt on nüüd juba pikali kukkunud sealt või see post mädanud ära, aga silt on olemas. Need olid siloalused seal ju mingisugused? Ei, mitte silo. Ei, see oli, jah, see on metsa sees. Ta on niisuguse võpsiku sees, et mitte kaugel. Aga ta oli seal mingisugune 4 meetrit pikk ja võib-olla meeter lai või niisugune, eks ole. Kaevik lihtsalt? Jah, aga tal oli täiesti sirge servaga baas oli seal servas, et nagu oleks laotud, et ta ei olnud nagu, looduslikult niimoodi ei tekki niisugust paralleelselt nagu auku, eks ole. Ta oleks ikkagi nagu inimtekkeline olnud. Mis kinnistule see praegusel ajal jääb, see Liivamägi? Seal on ka mitu omanikku peal, et seal on see osa on RMK maad, siis on Jaani, peaks võtma kaardi lahti tegelikult, Maa-ameti kaardirakenduse, aga see pool ots ongi seal Raudlaarne maa peal, see võib olla Naanu äkki, Naanu või Kiviste. Aga see Hiie-Niinepuu on teie talumaa? Jah, see on Nõugaste talumaa peal, jah. Kui sa juba toponüüme küsisid, siis kas sellised põllud nagu Suurejärve väli ja Keskmine väli ja Liivamaa väli? Suurejärve on küll tuleb tuttav, jah. See jääb, ma ei teagi, kelle talumaa peal ta nüüd on, et ta on, kas seal oli nüüd väljarahva või hakkas Kivibergi või enam-vähem teal, et meil on seal lehma ka jälle koppel lõpeb seal ära, eks ole, jah, et seda kutsuti nagu Suurejärveks, jah. Ja ta on siis, märjal ajal ongi seal vesi peal ka, et suvel seal ei ole vett. Aga teised jäid võõraks. Ükskord ma tulen näitan. Kas mul on võhmakaart saada? Millist võhmakaartist tahad? Sa pead sellist, mida solida saab, aga mul on... Ei, sellist mul ei ole. Ka võib võtta ka siit lahti netist. Nii. See on mul ainult keskosa siin. Aga äkki... Praegu oleme siis Nõugaste talu maade peal asuva Hiie-Niinepuu juures. Ja see on minu teadvuses olnud kogu aeg, kui Hiie-Niinepuu. Et lapsena ma käisin siin lehmi ajamas Karjas, see oli loomade koppel ja lehmad liikusid ka siin vabalt, selles mõttes ei olnud see kuidagimoodi piiritletud mingisuguse aiaga. Et siin võisid kõik käia, aga ta on olnud jah niisugune natukene nagu püha paik, aga samas kui on ikkagi olnud vaja Niinepuu õitsemise ajal Pärnaõie
tee jaoks õisi võtta, siis seda siit võeti, sest see oli siin pärn ja ta õitses alati ja niimoodi need asjad siin vanasti käisid, aga viimasel ajal olen ma siia vähem sattunud ja kuna loomi siin ka ei ole, et siis eks siin on rohkem seda võsastumist, et loodus ju tühja kohta ei salli ja kasvab natukene võssa. Aga puu on endiselt siin alles ja paistab, et päris hea tervise juures. Ja siin taga on Huntaugu mets, sellest võid ka rääkida. Jah, ja see taga olev mets on kohaliku pärimuse järgi kutsutakse Huntaugu kuusikuks. Et siin oli vanasti lubjapõletusahi, milles siis murti paekivi ja põletati lupja, et seda kohalike majade ehituses kasutati mördi tegemiseks. See on Huntaugu kuusiku Hiie Niinepuu Nõugaste talumaadedel. Et praegu me asume Huntaugu kuusikus lubjapõletusahjus. Et see oli vana lubjapõletusahi ja siis ümber selle ahju võeti pinnasest paekive ja sellest põletati siin ahjus lupja, mida siis kasutati külamajade ehituseks. Ja kuna see pinnas on meil siin nii kivine, et selle paekivi kättesaamisega mingisugust probleemi ei ole, et siin tegelikult tuleb natukene ainult labidega mulda pealt ära koorida ja siin juba 10 sentimeetri sügavusel on paekivi täiesti kihina saadaval, et pealmine kiht on natukene mure ka, et siis ta laguneb paremini ja on paremini kättesaadav. Ja lihtsalt repliigi korras siia kõrvale rääkida, et eelmine kevad me istutasime siia metsa ja siis koos tegime tööd ja meil talguliste hulgas oli üks ukrainlane, kellega me siis, tema pidi augu maasse kaevama ja mina pidin kuusetaime siis sinna järgi pistma. Ja siis ta ei saanud selle augu tegemisega hakkama kuidagi, sest labides maa sisse ei lähe, lihtsalt see on nii kivine nagu, et see on nagu nii raske seda teha. Ja siis mina ütlen ukrainlasele, et kuidas sa siis tuled nüüd Ukrainast siia ja ei suuda isegi väikest auku siis kuuse jaoks maasse kaevata, eks. Ja tema siis mõtleb selle peale, ütleb, et aga miks te eestlased enne kui te siia tulite, miks te oma maa ära betoneerisite? Ja siis hakkasite siin peal elama. Ma ei osanud selle peale midagi öelda, sest Ukrainas on meeter musta mulda, eks. Seal nad ei tunne üldse niisugust probleemi. Aga meil on see rist ja viletsus ja suur rikkus.